tulishommikut. Meil on täna kell saab 6:30, nagu taustalt on näha. Me oleme täna Hannaga oma peats, me tüdrukute ööli. Rasmus läks eile õhtul džimmi juurde ööseks. Ja siis džimmi hommikul pidi ta lasteaeda viima. Andren on praegu kodust ära, ta peaks täna tulema, kuna vaheaeg on. Ja mina mõtlesin, et täna on õige aeg kaamera haarata. Kui muidu meil siin midagi väga põrutavat ei toimu, siis on 2 teemat, mis tundub, et võiksid olla väga sellised huvitavad ja teile kasu toovad. Üks neist on praktiline retseptivideo, ehk siis ma kohe varsti näitan teile, kuidas teha kohupimma plaadikooki, mis on maailma kõige lihtsam. Nagu te teate, kui sa oled mu videosid enne vaadanud, siis tead, et mulle väga meeldib kokata ja küpsetada ja kõik asju teha, aga ma olen eriti nüüd, kui on Hanna pisikene, ma olen väga suur, väga lihtsate ja kiirete retseptide austaja ja armastaja, sest et mul lihtsalt ei ole aega, mul ei ole hästi nagu tihti seda ettevalmistamise aega, et kui paljud toidud ja küpsetasid nõuavad nii-öelda sellist eeltööd päris pikalt enne, kui need saab ahju panna. Mul täna ei ole selleks aega, eriti kui see näiteks on ootamatu see küpsetamisvajadus, et ma ei tea, keegi tuleb külla või on vaja millekski midagi teha või kuskil kaasa võtta midagi. Või siis kui sind tabab lihtsalt meeletu maguseisu nagu mind täna hommikul. Ma algul ei plaaninud täna hommikul vara hakata kooki küpsetama, aga kui ma praegu ärkasin, siis ma mõtlesin, et üks kohvi ja mõnus kohupimma kook oleks ülim hommikusöök. Nii et sellepärast me täna kooki teemegi ja kuna seda tuleb terve panni täis ja ma tean, et täna tuleb siia mingi hetk džimmi peaksid tulema läbi, sest ta pidi siin mingeid asju tegema. Ma tean, et Andren tuleb koju, Rasmus tuleb peale lasteaeda siia, lisaks veel on siin paar inimest läbi tulemas, et saan kõigile siis täna kooki pakkuda ise hommikusöögiks süüa ja tundub nagu igati mõistlik mõte. Aga enne kui me kooki hakkame tegema, siis me Hannaga tegin just pliidi alla tule, võtame Hannaga piima ja kohvi ja lähme kõigepealt teeme esimese tankimise ära. Tere hommikust! Kas teeme piima ja kohvi? Teeme piima ja kohvi. Nii mõnus, pliidi all on tuli praksub. Meil on esimesed kohvid, piimad joodud ja otsisin siis asjad välja. Suur ahjuplatt paberiga, meil on 2 kaussi. Ühe sisse segame siis kohupimma ja teise sisse, kausid on kõik oma karva täis kogu aeg. Teise sisse segame siis taina. Ja siis on veel üks väike kaus mul või sulatamiseks ja vispel. Neid tegelikult töövahendeid on ka väga vähe vaja. Ja milles see kook siis koosneb? Praegu kõik siin niisugune nagu segadus. Koogi põhja me teeme juubelitordi pulbrist. Ja ka selle suure panni peale läheb 2 pakki juubelitordi pulbrit. Ja kui sa teed siis kuskile väiksemasse vormi, siis lihtsalt väiksem kogus. Mina olen üsna niuke Tartu Milli usku, lihtsalt ega siin väga mingit põhjust ei olegi. Mulle meeldivad nende tooted. Kuidagi mulle endale tundub, et need nagu võib-olla minu ahjus ja minu käe läbi on veidi paremad kui siis need vilmapulbrid, mida müüakse. Samal ajal ma pulbri kvaliteeti tegelikult ei oska küll kuidagi hinnata, et ma arvan, et sellest vilmatortipulbrist tuleb täiesti sama hea kook. Et kuidas keegi siis harjunud on, lihtsalt mina olen rohkem pigem siis sellist Tartu Milli usku või siis seda, mis on poes soodsa hinnaga ja kumbki poolt soodsa hinnaga, siis ma võtsin Tartu Milli. Lisaks läheb sinna taina sisse siis 300 grammi võid. Ehk siis 1 täispakk ja 1 poolik. Kohe näed, ma olen siin mingi hetk juba kooki teinud, ehk siis ma olen sellest pool ära tarbinud, nii et mul täpselt on siin 1,5 võid. See on siis meie nii-öelda koogi põhi. Ja selleks kohupiima sisse läheb 3 muna. Mina panen suure panni peale 3 muna. Kui sa teed väikse, siis lihtsalt vaata, kuidas tunnen 1-2 muna siis väiksema selle koogi kohta. Anna siin kõrval mängib oma mängu asjaga, sellepärast ta siin ragistab. Siis suure panni kohta läheb 3 kohupiima. Ma seni olen kogu aeg teinud 3 kohupiima torust.
Need võivad olla vabalt mingi maitsega, minul on lihtsalt vaniljamad täna, aga ma seekord siis asendasin ühe toru selle tüki kohupiimaga. Lihtsalt, et proovida, et kas see natukene süksem, võib-olla kõvem konsistents, et äkki see oleks ka tore. Aga muidu ma seni olen teinud siis 3 kohupiimatorust. Ühesõnaga, tegelikult see on nii lihtne ja siuke kergesti manipuleeritav kook, et tegelikult sa võid siia panna mida iganes sul siis parasjagu on, mis iganes kohupiima ja nii edasi. Olen ka rosinatega kohupiimaga teinud, see tuli ka väga hea. Ja siis selle koogi peale seni ma lihtsalt tahtsin näidata, et suure panni peale, sellise suure panni peale läheb siis, peaks panema ikkagi heldelt neid, kas siis mingit marju või millest iganes sa seda kooki tahad teha. Ma seni olen teinud väga hea meelega kirssidest, kivideta kirsikompotist ja läheb siis 2 kompotitäit. Kui paned ühe ära, siis tundub, et juba nagu oleks, aga tegelikult ma ütlen, neid võiks seal olla niimoodi hästi lahkelt, siis on eriti hea tulemus. Nii et tavaliselt ma teen siis 2 kirsikompotist, olen ka murelitest teinud, aga täna esimest korda otsustasin, et ma kirsse täna ei kasuta, vaid ma panen hoopis varikaid ja mustikaid ja sügavkülmutatult siis ka 2 pakki, et ma hindan umbes selle koguse sarnaseks selle 2 purgitäie kirssidega. Ja need on siis need asjad, mida meil on ainult selle koogi tegemiseks vaja. Mulle meeldivad kõik need asjad, kus on väga vähe asju vaja. Hakkame tegema. Kui sul mikrolaineahju ei ole, siis saab seda kindlasti muud moodi ka soojendada potis või siis tegelikult ka toasoe või on okei, aga siis peaks lihtsalt ette teadma. Minul tulevad alati need küpsetamised nii kuidagi ootamatult, isu tabab ootamatult. Ja siis on kiire ja lihtne lahendus siis visata ruttu mikrolaineahju. Ja ahju paneme siis 180 kraadi peale sooja. Ja kui nii või sulab, siis ma teen valmis selle tainosi. Ehk siis 2 pakki juubelitordipulbrit. Valan ühte kaussi ära. See on kogu taina tegemine enne või lisamist. Ja jätan selle pulbri siis hetkel ootele. Nii teise kaussi me üks päev arutasime siin oma venna naisega, et need kohupiimatorud on nagu väga tored, et nendest on nii hea küpsetada ja üleüldse. Need on nagu head ja mega tarbime üsna palju ikkagi kohupiima. No just, jah. Tegelikult ma ei tea, kas üsna palju, aga no ikka tarbime. Aga nagu miks nad pekkan sellises pakendis? Mul see on üks maailma kõige õudsemaid pakendeid. Iga kord ma olen ise selle kohupiimaga koos kõik ja mis aasta täpselt kätte väga hästi ja ühesõnaga. Andreniga arutades või Andrenile mainides üks päev seda, tema muidugi ütles, et see jällel on lihtne põhjus, et ilmselt see on kõige odavam pakenditüüp ja selle pärast, et mulle ju tegelikult meeldib, et see kohupiim oleks odav, kui et ta oleks toredas pakendis, aga oluliselt kallim. Millel oli nagu tõetera sees. No ma tahaks uskuda, et see ongi põhjus, miks ta sellises pakis on, sest muidu ma ausalt ei saa nagu aru, miks peaks üks tootja sellisesse pakki kohupiima olema. Hanna muutub kergelt rahutuks. Seekord siis tõesti panen ühe selle tükiga. Ja nüüd panen siia kohupiima sisse siis 3 muna. Mina neid enne kuidagi ära ei klupi, lihtsalt otse panen siia sisse. Ja kuna see kohupiim on üsna vedel, siis tegelikult on väga lihtne see siin sees lihtsalt. Nii, kui see kohupiim ja muna on segatud, siis ma võtsin nüüd kausi, kus sees on 2 pakki seda juubelitordipulbrit ja või, mis mikrolaineahjus mul siis ära sulas. Valan siia sisse. Selle 300 grammi võid. Ja mina tavaliselt lihtsalt käega, kuna see ei ole kuum ka, siis ma käega lihtsalt hakkan seda sudima, sest lõpuks peab seda nagu nii käega tegema. Seega mulle tundub seda lihtne kohe algusest peale teha kõige.
Nüüd tuleks ta lihtsalt niimoodi läbi näpserdada. Ja see tainas jääb siis selline nagu puruline, kui on lihtsalt see pulber ja või läbi segatud. Ja nüüd järgmine ülesanne on see tainas panna siis sinna ahjuplaadile niimoodi, et siia jääks paar peotäit tainast alles. Mida ma enne tahtsin öelda on see, et mulle meeldivad need retseptid, kus saab kasutada nagu mingeid ala juubelitordi pulber, et me ei tee sellest ju täna üldse torti, vaid hoopiski plaadikooki. Ja kõik sellised kerged ja ristkasutatavad nipid mulle väga meeldivad. Ja nüüd selle osa, mille ma panin siia pannile, ma niimoodi surun kergelt kinni, mitte nagu ülitugevasti, aga kergelt ja nii, et ta siis moodustaks sellise ühtlase kihi siin panni põhjas. Ja kui sul on mingeid väga mõnusaid, lihtsaid, kiireid, kergeid selliseid retsepte, mis on maitsuvad, aga millega kõik saavad hakkama, siis sa võid julgelt neid alla kommentaaridesse jagada, sest vahetevahel te saadate mulle kuskile Messengeri või nii, mille üle ma olen ka hästi tänulik ja ma olen päris mitut proovinud, mida te olete saatnud, aga tegelikult oleks hästi tore, et kõik nagu näeksid neid, sest hästi mõnus on see, et me saame jagada siin nagu infot ja tarkust ja teadmist. Nii, selline võiks siis olla see koogipõhi ja siia jäi siis selline paar peotäit seda tainast alles. Ma varsti saan näidata, mis ma sellega teen. Nii, kui see põhi on valmis, siis siia peale kallame selle sama kohupiima ja munasegu. Ja ma vist enne seda mainisin, aga igaks juhuks ütlen veel, et kogu sellesse asja ma ei pane kindlasti mingit suhkrut ega midagi juurde, sest ta jääb päris magus. Et kõiges selles on juba piisavalt suhkrut nendes kohupiimades, selles juubelitordi pulber on ikkagi päris magus. Et mina ei paneks. Et ise kui ma täna kasutan neid tooreid marju, mis ju selgelt ei ole nii magusad kui need kompotist tulnud kirsid, siis ka sellisel juhul sellega ei saagi tõmmatama. Et sellisel juhul ma ka ei pane neile mingit suhkrut ega midagi peale. Pigem ma tahaks, et nad jätaksid sellise värske. Ma saan siis pärast öelda, kuidas oli. Aga ma hetkel ei pane ja sinna midagi magusat rohkem. Nii. Ja lusikaga ajan selle siis siia niimoodi võimalikult ühtlaselt laiali. Hakkab väsima ja tüdima seal toolis, millest ma saan täiesti aru. Sellepärast on ka niisugused kiired retseptid on minu pääsede. Et see hetk, kus ta siis on kuskil korraks valmis olema niimoodi mingima. Ja puistan need kogu mõnus. Kui sul ei ole nagu väga palju marju, näiteks sul on ainult üks kompott või üks pakk külmutatud marju, siis see on ka okei. Et kui ma selle niimoodi paneks ahju, seal nagu ka midagi ei juhtuks, on ja? Aga ma tean, olles seda kohvi nüüd juba paar korda teinud, ma tean, et see suurem kogus marju siin selle kohupiima sees jätab lihtsalt nagu väga hea lõpptulemuse. Sellepärast mina olen ekstra helde marjadega. Nii, natukene surun need marjad siia kohupiima sisse. Et
et nad ei jääks nagu päris peale, vaid läheksid natukene sinna kohubime keskele. Nii, ja nüüd see sama tainas, mis meil enne üle jäi, ma võtan siit peoga seda tainast ja pudistan selle siia peale. Siia marjade peale, nagu puruks. Kui see tuleb veits süke nagu kohubima purukook, ma ei tea, kui sa oled purukook. Aha, see oli mänguasi, mis kukkus lihtsalt nagu. Ja, kukkus ära või? Konn kukkus. Ja kukkus maha ju. Konn läks hüppesse. Nii. Ja selline see kook võiks siis välja näha. Ja nüüd ma panen ta 180 kraadise pöördõhuga ahju. Minu ahi küpsetab teda täpselt 30 minutit, aga ma olen juba mitmelt inimesed kuulnud, et nende ahi küpsetas 25 minutiga ta ideaalselt sükseks kuldpruuniks. Ma näitan lõpptulemust ka, ma soovitan siis ka esimene kord vaadata 25 minutit ja siis nagu hinnata visuaalselt, kas vajab veel mõne minuti või mitte. Nii värskelt ahjust välja võetuna näeb ta siis välja selline. Mulle meeldib, et see krõbedik siin peal läheb veidi nagu pruuniks, aga mitte nagu liiga, et selles mõttes ta oleks võib-olla võinud isegi paar minutit vähem olla, aga see on okei. Mul oli taimer 30 minuti peale, ma vahepeal tegin muid asju, et ma käin teda isegi vaatamas. Aga ma arvan, et ta on üsna hea, aga nüüd selleks, et teda lõigata ja serveerida, võiks ta veidi aega siin nüüd olla, taheneda, jahtuda, sest et muidu ta on väga selline, noh, ma ei tea, kas on näha väga süke pehme, aga ta läheb sükseks veidi tummisemaks, kui ta jahtub veidi. Tere hommikust. Tere hommikust. Kus kookia? Tulid koogilehna peale? Tulin. See on see sama kook, mida ma olen enne ka teinud, aga see on värskete marjadega, mitte kompotiga. Mustika ja vaarika kook. Ma praegu maitsest ei saa aru, ma meil rohkem kokki sööma, siis ma saan öelda sulle, mis maitse seal on. Ega kompotiga võrreldes on ju ei ole nii magus. Jah. Et need marjad on hapud ja ma ei pannud meelega suhkrut sinna, sest see kompotiga on ikkagi päris magus. No, muidu kook peabki magus olema. Jaa, see on väga söödav. See põhi on hea, krõmpsuv. See tasakaalustab kõik selle. Ma pean küll ütlema, et need värsked marjad, ma panin neid üsna palju ka. Võib-olla ka see, et nad olid sügav külmutatud, ehk siis nad olid jääs. Hakkan vedelemad. Et sellepärast see kook ei kerkinud väga palju. Et vaata, kui kompotiga tegin, siis see kerkis läks nagu paksamaks, kuigi täpselt kogus on sama seal muud asju. Aga... Võib-olla ongi sellest, vaata, sellest marjadest tuli vett siia palju. Võib-olla ennem tuleks neid üles sulatada ja siis panna. Võib-olla. Aga tegelikult seda võib ka ju värskete marjade koopis teha. See praegu polnud, käisin metsal tiiru, aga seal lumeses ei leidnud neid varikaid ja mustikaid. Võib-olla lihtsalt ei näinud seal. Siis järelikult need ei kasva kevadel. Talvel. Või no, meil on kevad juba, lumine kevad. Suusa ilm. Nagu kui lumi maha tuli, siis lapsed isegi panid sussid aknalaua peale. Siis ütles, et päkapikud käivad ainult lumega. Rasmus pani jah, ja päkapikk käis ka tal. Kuna ta oli nii originaalne, et ta pani selle soki sinna üks päev või selle tossu, siis päkapikk tuligi. Väga hea kook. Soovitame teistele ka teha. Tehke ja väga hea hommikusöök. Kõhud on neid kooki täis söödud. Tahtsin sinuga jagada, mulle alati meeldib nii väga igasuguseid asju sulle näidata ja mul täna on midagi eriti armsat näidata. Ja päris paljud olete küsinud erinevate koostööde kohta ja reklaamide kohta. Seda nagu hästi erinevast küljest ma saan neid küsimusi. Ma ei saa nüüd öelda massiliselt, aga neid ikkagi tuleb. Lihtsalt ma ei ole seda teemat siiamaani kuidagi nagu puudutanud. Ei siin kanalil ega minu arust tegelikult ka Instagramis. Olen lihtsalt selle nagu huvi teadmiseks võtnud ja lasknud sellel kuidagi olla. Aga nüüd ma lihtsalt tunnen, et tegelikult on aeg rääkida natukene sellest koostöödest ja reklaamide tegemisest ja kõigest.
palju on küsitud Instagramis just seda, et kas kui teed mingite ettevõtetega koostööd ja saad selle eest palka, kas siis ei peaks seda kuidagi märkima, et olete kuulnud, et peaks nagu nendesse story desse ja et justkui nagu markeerime siin ära, et tegemist on siis reklaamiga või tegemist on koostööga. Jah, kindlasti peakski et see on minust nii selle meta nende nõuetes sees, et kui sa seda nagu järjepidevalt ei tee, siis nad lihtsalt panevad su selle konto lõpuks kinni või võtavad postitused maha. Aga mina ei ole seda, kusjuures tegelikult ma vist olen paar koostööd märkinud, aga tegelikult koostöö all ikkagi peetakse silmas siis tasustatud nagu mingit tegevust. Ja ma pean ausalt ütlema, et tänaseks päevaks ma olen seda kõike juba nii ikkagi üsna kaua ju teinud, neid mõlemaid kanaleid, siis tänase seisuga ma ei ole koostöödest. Praegu lihtsalt ma lasen oma peas läbi, et ma nüüd ei paneks nagu puusse. Koostöödest ja nii-öelda reklaamist või sellist infost, mis ma olen teile siin jaganud, ei ole ma kordagi palka saanud. Minu ettevõte ei ole saanud palka, ma ei ole ühtegi raha selle eest saanud, ehk siis need ei ole olnud tasustatud koostööd. Mulle on pakutud tasustatud koostöid erinevaid. Esiteks ma ütlen kohe ära, et see tasustatud koostööde summa on ikkagi üsna nagu väike. Mõni on natukene siuke, mis nagu mõtled, et okei, et jällegi, oleneb jälle, mis tähendab väike ja suur kellegi jaoks. Et kas 100 eurot postituse eest on palju või vähe. Keegi ütleb kindlasti, et issand, see on ju nagu palju ja vaata kui lihtne, teed 6-10 tasustatud postitust ja saad 1000 eurot kätte ja kõik ongi väga tore. Jah, teisest küljest ma mõtlen, et minu ettevõttele see 100 eurot, see mind nagu, see ei tee mind nagu rikkaks, aga see ei tee mind ka vaeseks, kui ma seda ei võta, onju. Et kuna see ei ole, kogu see sotsiaalmeedia, see videote tegemine, see ei ole minu mingi põhisissetulek ja ühtlasi ei ole see ikkagi on väga siuke väike osa minu üleüldse nagu kogu see tegevus, kogu minu tegevusest ja ka nagu sissetulekust. Sest minu põhitöö, nagu te aru saate, mul on ju palgatöö, aga lisaks mu ettevõttel on ju hoopis see töö, mida ma sealt ikkagi teen või teenus, mida ma pakun, on ikkagi kunstiteenus eelkõige, lisaks siis koolitusettevõttega siis koolitusteenuseid. Ja ehk siis pikk jutt lühidalt, see ei ole, see sotsiaalmeedia ei ole minu sissetuleku allikas. See raha, mida ma täna saan YouTube'ist ma saan raha sellepärast, et ma olen siis kvalifitseerunud mõnda aega, eelmisel aastal siis sinna YouTube partnerprogrammi. Ja YouTube täna maksab siis mulle selle eest, et ma neid videosid postitan ja keegi neid vaatab ja see ei ole kuidagi seotud selle sisuga või see, mida ma siin näitan või mis infot ma teile jagan. Ma tean, et on neid inimesi, keda see huvitab ja kes võib-olla ka, see on nagu kahepoolne see huvi või kolmepoolne, et on neid, kes lihtsalt tahaks teada, et kuidas see käib. On neid inimesi, kes tahaksid ise mingit YouTube'i või Instagrami või mis iganes sotsiaalmeediat on ja teha ja sellega raha teenida. See kõik on võimalik, lihtsalt mina olen otsustanud seda mitte teha. Mul on selleks täiesti teadlik otsus, täiesti teadlik nii-öelda strateegia, et minu eesmärk ei ole senimaani, ära iial ütle iial, sest tegelikult me ei tea, mis elu toob, aga senimaani ei ole minu eesmärk kogu videotes olnud kuidagi teiste inimeste kuidagi teenuste müümine ja vahendamine ja selle pealt nagu teenimine, et ma olen alati tahtnud kuidagi ise mingit väärtust luua. Esiteks ma tahaksin, et need videod ja kõik see sotsiaalmeedia saakski olla hästi avatud ja aus ja selles mõttes nagu minulik, et mulle tundub, et nii kui ma teen seda nagu raha eest, nii see peab olema natuke nagu töö siukse tellija materjalist, onju. Ja seda ma ei taha. Lisaks ma ei taha, et tunduks, et see on väga kallutatud ja et siin oleks ikkagi minu kuidagi sisu ja arvamus ja see kõik oluline. Ja lisaks ma olen alati arvanud, et ma tahan, ma ütlen ise pakkuda midagi maailmale, midagi, mida ma ise loon, mida ma ise teen. Seesama, mida ma enne mainisin, seesama kunst, enda kunsti, töötubasid, koolitusi, kõike seda, mis mul oskus täna on, et ka kõiki kriisiteemasid, kõiki siukseid asju ja miks mitte ka seda sotsiaalmeedia sisu siukest tootmist ja kõike, et kõik need asjad, mida ma päriselt ise oskan, et neid ma tahaksin pakkuda, mitte siis vahendada nii-öelda teiste ettevõtete mingeid tooteid, teenuseid ja nii edasi. Ma kuidagi ei pane pahaks seda, kes seda teevad, see ongi nende nii-öelda ärimudel ja ju kellegi jaoks on see töö,
mis on täitsa okei. Ja see ongi väga tore. Ja ma ütlen, selles mõttes ei taha nagu öelda, et ma mitte kunagi seda või teist, kindlasti on alati mingeid asju. Ma olen küll absoluutselt avatud sellele, et mõni nendest ettevõtetest, me ei ole küll täna selleks midagi teinud, on ju. Et võib-olla see on nagu, et soovid lotopileti võitu, aga iialgi lotot ei osta, et võib-olla peaks ise mingeid samme selleks astuma, veel ei ole seda teinud. Aga kindlasti on mingid ettevõtteid, kellega oleks nii tore nagu koostööd teha, nagu päriselt koostööd teha, selles mõttes nagu palgalist koostööd. Ettevõtteid, kellega ma nagunii olen igapäevaselt seotud, on ja. Ja ma räägin siis suurtest ettevõtetest, ma ei tea, ehitusettevõtted, need jääkaubandusettevõtted, kellelt ma nagunii, kuhu ma nagunii kõik oma raha viin, kõik siuksed asjad, ehk siis see lihtsalt, et oleks nagu siuke taust selge. Küll aga see ei tähenda, et minu poole ei pöörduks erinevad inimesed, ettevõtted ja siuksed huvilised. Neid on, mida aeg edasi, seda rohkem. Neid on. Alguses oli neid niuksed mingid üksikud tilkusid, nüüd on neid üsna palju. Ma arvan, et see ongi see kolmas grupp, inimgrupp on see, kes nagu tahaks teada, et kas võib pöörduda, kui on nagu mingid huvi või ma ei tea, mõtteid koostööks või mis iganes. Alati võib pöörduda, et seda ma küll kutsun ülesse. Sest mina ei ole kunagi pahaks pannud mitte kellelegi seda, et nad on kirjutanud ja on pakkunud mingit kas koostööformaati või oma tooteid või mõtteid. Sest ma olen ka väga viisakalt ära öelnud väga paljudele ja see on ka okei, et mina mõtlen, et nii nagu on teisel õigus ja nagu hästi tore, kui teine pakub ja mõtleb ja samas ma arvan, et see on ka hästi tore, et ma mõtlen kaasa ja nagu teen neid otsuseid kuidagi südame järgi. On ikkagi täna pigem üsna palju selliseid ettevõtjaid, ka väikeettevõtjaid või peamiselt ongi väikeettevõtjaid, teenusepakkujaid, kes on siis kuidagi avaldanud soovi aidata ja toetada meid ühe või teise asjaga, ma ei tea, pakkuda mingit teenust, mingit asja, mingit abi, mis iganes moodi. Ja öelnud kohe ära, et nad ei soovi sellest mingit reklaami ega mitte midagi, et see on lihtsalt nii-öelda see, mida sa tahad mulle või meile siis vastu pakkuda selle eest, mida me siin videotes nii-öelda teeme ja kogu see sotsiaalmeediaga teeme. Selle üle mul on nagu hästi hea meel. Mu arust niisugused pakkumised on alati hästi siirad. Hästi nagu südamest tulnud ja ma olen ülitänulik neile. Mõnel juhul ma olen ikkagi jaganud kas neid tooteid või asju siis või seda infot siis oma videotes või siis storydes või Instagramis või kuskil. Et see ei võta mul üldse tükki küljest ära ja minu arust see on nii tore, et eriti kui see on nagu mingi asi, millega mul tegelikult on ka mingi kontakt või kuidagi nagu see mind päriselt puudutab. Eriti ma pean ütlema, et kahtlemata mulle lähevad hinge ja südamesse kõik sellised naisettevõtjad ja emade ettevõtted ja just väikeettevõtted ja inimesed, kes on nagu julgenud astuda samme. Siis on kindlasti üks kategooria ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes näiteks pakuvad minu vaatajatele midagi ja selle üle mul on ka alati hea meel, et pakuvad mingeid sooduskoode, mingeid ma ei tea, saadavad mulle midagi selleks, et ma saaks seda teile anda, ma ei tea, loosida anda. Selle üle mul on alati hea meel, sest inimesed alati tahavad igasuguseid asju ja isegi kui mina võib-olla seda ei soovi, nagu seda asja või teenust või mis iganes, siis ja vahetevahel ma ikkagi soovin ka ja ma olen ise ka neid enda sooduskoode kasutanud, ja see ongi täitsa okei. Et selle eest, et siis mul on alati hea meel, et kui nagu teile tehakse mingit väga head soodukat millelegi, millest teil on nagu kasu ka, siis ma super hea meelega seda infot jagan ilma sealt mingit vahendustasu saamata, et ma tõesti, mul ei ole kahju, kui see vähegi minu kanali ja kui mulle tundub, et see on sinule kasulik, siis ma hea meelega seda teen. Sest miks mitte, ise vaatan ka teiste inimeste storysid ja leian sealt häid mingeid poodide sooduskoode ja või mingit head infot mingite asjade kohta või häid häkke või nippe. Ja siis on mingi hulk ettevõtjaid, kes on minu poole pöördunud selles mõttes koostööpakkumisega, et me saadame sulle oma toote või oma mingi teenuse või tahaksime sinult reklaami osta, et saada meile oma hinnakiri ja me maksame sulle need postitused kinni. Ma ei ole siiamaani, nagu ma ütlesin, seda mitte kordagi teinud. Ma olen enamustele firmadele ära öelnud, sest väga paljud nendest lihtsalt mulle tundub, et see ei ole see asi, mida ma ütlen, kuna ma seda raha sealt vahelt hetkel nagu olen otsustanud mitte võtta eriti väikeettevõtjate käest,
sest ma tean, et väikeettevõttele see reklaam on ikkagi tegelikult kallis, kui ta peab ära andma oma toote ja veel selle eest maksma, siis see tegelikult noh, ma ei tea, kuidagi minu süda nagu olles ise ka väikeettevõtja ei luba seda teha. Pigem ma hästi kutsun üles nagu sellele, et see koostööraam võiks kuidagi muud moodi olla, et kui see on mingi asi või toode või teenus, mis mulle läheb päriselt hinge, ma tahan seda jagada, ma teen seda hea meelega ja sinul ettevõtjana on võimalus toetada hoopis minu tegevusi. Tule, võta oma tiim, tule mu juurde maalima, telli mult koolitust, jaga oma stories minu ettevõtete infot, et nagu minu jaoks nagu koostöö tähendab seda, et see ei ole sponsorlus, see ei ole küll mingi kinnimakstud reklaamid, midagi sellist, aga minu arust koostöötamine, eriti väikeettevõtjate vahel võiks just olla siuke nagu formaat. Et mina toetan sinu ettevõtet ja sina toeta minu ettevõtet ja tegelikult saame mõlemad ju sellest kasu, onju. Et minu arust siuke nagu, see on nagu minu jaoks kõige toredam, sellepärast ma nagu sellistele koostöödele kõige rohkem ütlen ja vahetevahel ikkagi, isegi kui mul on siis pakutud mingit raha mingite postituste eest väikeettevõtja poolt, siis ma olen siis seda reklaami nii-öelda teinud siis lihtsalt toote eest ja mitte võtnud, nagu ma ütlesin, seda raha, sest see kuidagi minu käsi hetkel ei tõuse nagu võtma seda raha väikeettevõtjatelt. Aga sellega seoses, miks ma sellest teemast üldse täna räägin, on see, et just viimasel ajal te olete küsinud, olete ilmselt märganud ka siin, üleüldse ongi siin on hästi palju rohkem inimesi, nii siin kanalil kui meie Instagramis, kuidagi kõik on nagu hästi aktiivseks viimasel ajal läinud ja ma näen seda, et inimestel on huvi kindlasti ka ise nagu katsetada ja proovida ja alustada ja tahaksid nagu teada, et kuidas see käib ja mis see on. Ja see on nagu nii tore, et sellepärast ma hea meelega jagan seda enda poolset infot, et kuidas minu maailmas need asjad käivad. Ja üks ettevõte, kes minuga tegelikult juba paar kuud tagasi ühendust võttis ja see on hästi huvitav nagu lugu siin taga. Nad võtsid minuga ühendust tegelikult siis, kui meie siuke abielus oli siis siuke kõige keerulisem võib-olla aeg. Ja nemad seda muidugi ei teadnud, kui nad minuga ühendust võtsid. Ja nad ka tegelikult nagu pakkusid nagu päris sellist nagu kinnimakstud koostööd, millest ma loobusin. Aga nendega suheldes nad lõpuks ikkagi pakkusid mulle oma toote, mille ma tegelikult väga rõõmuga ja väga nagu hingest vastu võtsin, seda enam, et huvitav fakt, et see toode jõudis minuni just sel päeval, kui minu lahutus jõustus, ehk siis see kuidagi on kõik nagu minu siukest emadust ja naiseks olemist hästi nagu sidunud. Ja tegemist on siis, et ma nüüd nimes ei eksi, ma vaatan, tegemist on sellise firmaga nagu Heira Design. Ma panen nende info siia lisainfosse video alla ka. See on üliarmas ettevõte ja nad tegelikult siis pakkusid mulle, et peamine asi, mida nad teevad või mida nad siis turundavad, on see, et nad teevad rinnapiimast ehteid, imeilusaid selliseid ikkagi kvaliteetseid erinevaid ehteid, kõrvarõngaid, kaelakette, vaadake nende sotsiaalmeediat, seal on tõeliselt ilusad asju. Ja seda tehakse siis rinnapiimast, peaasjalikult. Siis inimene ema saab oma piima natukese siis pumbata välja, pakendada kodus olevatesse pakenditesse, ei pea kuidagi midagi ostma, et see kõik siis jätkusuutlik lähenemine, mitte raiskamine, mitte et sa pead tegema seda, et see kõik on nagu hästi kuidagi lihtsaks tehtud. Saad pakiautomaadiga neile selle piima saata ja nad teevad sellest piimast siis, ma saan aru, kuivatatakse ära, tehakse pulbriks ja valatakse ta siis ehtesse, et siukest nagu emaduse ja ema ja beebi sellist lugu siis nii-öelda ehtesse panna. Ja kui nad mulle seda pakkusid, siis mulle tunduski kaks asja. Esiteks mõtlesin, imeäge ettevõtmine, esiteks on keerulised ajad. Teiseks, see oli nagu siuke taustafoon on ja siis need nii-öelda kaks olulist näitajat minu jaoks oli see, et ma mõtlesin, et okei, et ma nagunii ma ei taha väikeettevõtjalt võtta nagu raha selle eest, et nende nagu toote infot kuidagi postitada. Et selle ma ütlesin kohe ära.
ja teine asi oli mul muidugi väga praktiline asi, et mul ei olnud rinnapiima selleks ajaks enam. Eks see nagu üleüldse, see rinnapiima teekond on mul alati olnud hästi keeruline kõigi 3 lapsega, aga kindlasti mõjutas kogu see stress ja kõik see elu muutus ja kõik need asjad kokku, on ju. Ja nii ma ütlesingi, et suurepärane ja imeline mõte, aga ma kahjuks ei saa seda vastu võtta, sest et mul ei ole piima ja ma hetkel ei võta ka mingeid siukseid nagu sponsoreeritud koostöid vastu. Ja mis minu jaoks nagu avas täiesti ukse nagu nende ettevõtte nagu maailma või nende ettevõtte sellisesse nagu positiivse võtmesse, oli see, et nad mõne aja pärast võtsid minuga ühendust, ütlesid, et tead, et aga see on ka okei, et kui sinu lugu on see, et sul ei ole rinnapiima ja sa ei saa teha neid piimastehteid, siis on ka muid variante, et tegelikult iga emaloo saab sinna ehtesse siis nii-öelda valada või luua. Olles ise ka kunstiinimene, siis see kõik läks mulle kuidagi hästi hinge, just see lugu seal taga. Ja nad ütlesid, et see ei olegi nagu määrav, et nad siis teevad see tehti minu arust Mika pulbrist nagu rinnapiima asendus siis, sest ju ka minu lapsed on söönud ju rinnapiima asendajat, on ju. Et nii-öelda seda sümboolselt see rinnapiima ehe on lihtsalt tehtud nii-öelda kunstlikust ainest. Ja mul oli võimalus siis Hanna väike juuksesalk lõigata ja saata neile. Ja nad panid Hanna väikse juuksesalgu sinna ehte sisse. Ja lihtsalt see iseenesest see lugu, see ema ja tütre kuidagi seos ja minu lugu emana ja see, et ma olen ikkagi väärtuslik, mis siis, et see on olnud nagu hästi keeruline teekond, ka see rinnaga toitmise teekond ja kõik see siuke laste teekond ja lisaks see hetkeseis, et see kuidagi see on mulle nii hinge läinud ja nii südamesse ja kui ma selle nüüd paar päeva tagasi kätte sain, selle paki ja lahti tegin, siis ma sain aru, et see on nagu imeline sümboolne hetk praegu selleks, et kuidagi sümboliseerida seda, et ma saan, et mina emana olen ka väärtuslik ja mina emana olengi piisav. Et ma olen piisav sellisena, nagu ma olen, täpselt sellise teekonna ja sellise looga, nagu ma olen. Et see isegi teeb mu emotsionaalseks praegu. Selleks see on nii nagu kuidagi, see kõik on hästi armas olnud. Selle ehte valmimine võttis aega. Ma praegu täpselt peast ei tea, aga ma arvan, et see ehte valmimine võttis aega umbes 6 aega, suurusjärk sellest hetkest siis, kui ma saatsin neile siis Hanna juuksed, sest et nagu ma ütlesin, piima ma ei saanud saata. Aga ma tean, et kui nende käest korduvalt ehteid tellida, kui sa oled saatnud näiteks rinnapiima või saadad neile oma rinnapiima ja need teevad rinnapiimast ehteid, siis nad selle tooraine, selle pulbri tegelikult säilitavad mingiks ajaks, et kui sa näiteks tahad tellida veel hiljem juurde mingit teist ehetmeid ja tellid kõigepealt kõrvarõngat, tahad hiljem kaelaketti või mingit muud kaelaketti, siis nad teevad selle peale seda soodsamalt 15% iga järgmise tellimuse, sest tooraine ja selle nii-öelda töötlemise eest enam uuesti maksma ei pea, mis on ka nagu hästi tore, et on võimalus seda nagu kuidagi kollektsiooni teha omale nendest imelistest ehetest ja lisaks ma tean, et nad töötavad muudkui välja igasuguseid uusi väga vägevaid ehteid ja disaine ja mis näiteks väga jälle ma tean, see on hästi individuaalne, aga nendega suheldes ma sain teada, et kuna nad on hästi nagu personaalselt lähenevad, et ma ütlen, turundatakse justkui nagu rinnapiima ehteid, siis nad on valmis tegelikult iga inimese personaalse loo just nii, nagu see on, paneme sinna ehte sisse ja ütlesid, et see on täiesti võimalik, on ka näiteks tuhaga neid ehteid teha. Et ühesõnaga, kui sul on mingi selline sümboolne oma lugu, mida sa tunned, et sa tahad kanda ja mis lisaks emadepäev ju tuleb. Ma mõtlen, et see ongi nagu nii imeline kingitus ka minule emadepäevaks olnud. Super äge. See tuli hästi ilusasti pakendatult, see tuli pakendatud siis siia sellesse vuula ümbrikusse, ehk siis mitte mullikilesse, vaid päris nagu villa ümbrikusse. Selline tänapäeva selline jätkusuutliku pakendamise võimalus, siin on ilus kiri, ilusa disainiga ümbrikus. Ja see ehe on siis hästi ilusasti pakendatud ja nagu ma ütlesin, et nad siis kinkisid mulle oma selle ehte
ja ma sain see leht ise valida kõikide nende toodete seast, mis neil oli. Ja mina valisin, ma tahtsin kaelaketti, sest mulle tundus, et kaelaketil on kõige rohkem kasutust nagu minu maailmas. Ja ma just tahtsin sellist kuju, sellist tooni, seal on võimalus valida siis erinevaid metallitoone, kujusid. Ma proovin seda siin kaameras nüüd näidata. Et see kaelakett, nii, kas ta teravustab seda õhtu? Nii, proovime siis nii. Ja see sama treip, mis siit diagonaalis läheb, see ongi siis Hanna juukse, no siuke väike juukse tutsakas. Et mõned juuksekarvad, siis need käsitsi pannakse siia sisse ja tegelikult on võimalus nendest juustest siis ka disaini teha. Mina lihtsalt tahtsingi, et oleks siuke nagu tunduks niuke nagu loomulik triip siin sees, et ei oleks, aga on võimalik teha siin, ma ei tea, süda, nimetäht, mis iganes märgis, triibud, jooned, ruudud. Minu arust tõeliselt kaunis. Igal juhul soovitan või julgustan vähemasti vaatama ja uurima. Mina ei tea, mina ei ole enne kokku puutunud Eestis siis sellise ettevõttega, kes teeks selliseid personaalseid. Ma tean igasugu, meil tehakse väga toredaid igasugu muid ehteid ka, mis on ka siuksed nagu personaalse looga, aga just siukest, mis minul oleks nii hinge läinud nagu kuidagi emaduse ja selle laste saamise ja kõige nagu, ma ei tea, see on praegu nii õigel hetkel, õiges kohas ja ilmselt meie elus ongi nii, et õiged asjad jõuavad meieni täpselt siis, kui me neid kõige rohkem vajame. Nii et mina igal juhul ütlen, et see on nagu ime ilus ja see on siis ettevõtte Heira disain. Nii et selline koostöölugu. Ja muidu ma siis olen oma kanalil vist kõige rohkem ikkagi näidanudki ja käinudki vaatamas, mida Hiiumaa naised on teinud. Et kui sa oled mu videosid juba pikemat aega jälginud, siis kindlasti oled näinud, et ma olen mitmetes Hiiumaa ettevõtlike naiste tegemiste juures käinud ja vaadanud, mida nad teevad ja miks nad teevad. Ja üks minu hästi suur soov on siis see, et ka julgustada teisi naisi ettevõtlusega tegelema, kas siis nii-öelda lisatööna, kõrvaltegevusena, täiskohaga tööna, mis iganes hobis teha omale väike ettevõtte. Et minu arust see ettevõtluse maailm ei peaks olema ainult meeste maailm, et see võiks olla vabalt, naised on mega toredad ja ägedad ja vinged ettevõtjad. Ja see on nagu üks põhjus, miks ma väga tahaksin näidata sulle, et naisettevõtjad ongi, need on tavalised inimesed, need ongi sina ja mina ja need ei pea olema mingid maailma muutvad suured sellised ideed, vaid need peaksid olema ideed, mida sina enda maailma nii-öelda välja paned ja see väike seemneke, mis siis saab seal suures maailmas idanema hakata, see siial ei tea, kuhu siis need teekonnad jõuavad ja mis ees ootab. Vot, selline lugu. Nii et kui sul on mingi väga tore ettevõte, just siuke väike ettevõte ja mingi toredat toodet ja mingi toredat nagu lugu, jaga neid minuga. Ma ei saa lubada, et ma igale poole jõuan ja ma kõiki teid saan nagu kuidagi aidata ja toetada, aga ma teen kindlasti enda poolt kõik, mis ma saan. Ja ma hea meelega siis siukseid väga vingeid ettevõtmisid ja siukseid imelisi hingi jagan siis enda vaatajatele ka, kui see kogu minu elu ja teema ja kõigega siin kokku läheb. Aga nüüd me peaksime minema vaatama, kuidas Jimil läheb, sest Jimmy ehitab teisel korrusel. Trepiäär on juba peaaegu valmis ja lähmegi vaatame, mis ta seal siis teeb. Tahtsin Anna ja anda see kaamera. See ei ole näega. Ja sa Anna siis filmida. Anna, kes see? Ma olen Hanna. Anna, kes seal peeglis on? Kes see on seal peeglis ilusti? Kuku, Anna. Oota, kes see on? Anna imetleb siin ennast peeglist. Nii hea peegel enese imetlemiseks. Kas lähme vaatame, mis issu teeb? Anna hetkel veel edaspidi ei liigu, aga tagurpidi liigub küll väga kiired. Ja niimoodi planku teeb ja põlvili paneb ja käputab.
aga edasi käik ei tööta veel. Tagurpidi käik töötab hästi. Üks ülitore asi, mille Jimmy tegi meile siia. Mängutoa. Aga siia, see on siis see maja tugipälk siin ahju taga, lahukse vahel. Ja siin, kuskil siin kohas, kus ma jalgan, on siis üks keermelett, mis seda kinni hoiab siin, mille otsa ma juba korra kukkusin. Ja see oli vaja ära katta. Ja siis mõte oli, et teeks sellise istumiskoha. See on hästi mõnus, niisugune korralik tummine. See veel on värvimata, selle me värvime ära ka. See ahi ka sealt alt ei lähe kuumaks, et ta läheb kõrgemalt ja see on nii hea, siin vastu sooja ahju saab selja panna. Ja siin pealt saavad lapsed mängida ja siin saab istuda. Just väga tore. Mängutuba. Väga tore mängutuba. No mees, tutvusta siis. Mis sina teinud oled? Praktiliselt mitte midagi. Siis sa võid ehitada. Mina ei pannud tapeeti. Ei, mis sa nüüd oled teinud? Nüüd. Trepi äärise. Ja et siia tuli siis siuke disain. Ja see on ka siin veel värvimata, aga siin on servamata laudis. Ma tegin selle kaare siia. Ma proovin kuidagi näidata. Siin veel täpselt nagu lõpptulemust on raske näha, sest et kõik puidud on eri värvi, aga kui kõik saab värvitud, siis see tuleb väga ilus. Selle kaare tegin, siis taoline kaar tuleb veel siia alla. Need on kõik looduslikud pälgid. Ja siis see kõik värvitakse ära ja siia tulebki selline nagu, kuna seal teisel pool, nüüd siit vahelt on näha, oli see siuke diagonaaljoon juba olemas, kuna see ongi vana see trepi asukoht. Nii nagu siin vanasti oli, siis me selle osalise nagu diagonaali jätsime ja siia poole trepi ava, siis teeme ka niisugused diagonaali. Ülevalt jätsime lahti, et valgus tuleks. Aga paremat taimu saab siis, kui on värvitud ka kõik ja viimistletud. Värvimiseni jõuame mingi aja tagant. Praegu ma teen seda ukse kohta siin. Igasugu liiste ja asju, põrandad on ka veel värvimata. Siin on osa teist korda vaja värvida ja osa pole veel üldse värvitud. Trepp on endiselt veel värvimata ja lihvimata. Aga juba ikka lubab ka. Ma siin istutada näidega mängin. Sina ka ehitad? Ja kuidas? Sa oled sama hea ehitaja kui sinu isa. Väike majakene. Vahaline. Anna ka uudistab siin. Annaga tuleb olla legode juures ettevaatlik ja tähelepanelik, sest Kas ei tohi legosi suhu panna? Kas sa võid talata see kuubiku enda? Mis see? Need puidust kuubikud. Tema lemmiku või? Jah. Mis see? Et tema need kuubikud. Mängutuba on päris hästi pidanud. Siin isegi on praegu rohkem segamini, kui ma tahaks. Need ta paneb kohe ära, kui ta lõpetab, aga... Ta ei tohi mu neid puutuda. Ja neid ei puutuda. Kas võisiks teda kaugemale panna? Ta läheb ise kohe tahapoole. Ta kogu aeg liigub tahapoole. Ta oskab ei käikuda või? Tagurpidi käik tal töötab, jah. Ta teeb midagi piip, piip, piip. Põhimõtteliselt küll. Kuidas seinajäde sobib? Selline jäägujäde. See sobib väga hästi, ma arvan. Aga mis sa ehitad? Mina või? Mis masin see on selline? See on neide poolsengute, jah? Mine anna need maalid ära nüüd. Tullakse maali järgi. Jah, ma lähen. Maalide järgi. Vaata. Ilus ilm on õues. Päike paistab. Ilus soe siin on. Ma siin natukene korda luua. Viimati käidi siin maali valamas.
valgust on võib-olla keeruline vaadata, see veits päris kuivanud veel ei ole. Aga viimati valati siis selline maal, see on suurem mõõtmeline 2 lõuendil maal, siis ta on tegelikult ka koos valatud. Ja seina peale läheb ta samal põhimõttel nagu see minu tehtud mandala seal. Imeilus minu arust, nagu tõeliselt äge. Vägevad värvid ja esimest korda siis kasutasime 2 erineva tehnika sellist hübriidi ja tulemus tuli täitsa tore. Ja need maalid, millele siis järgi tullakse, on ka väga toredad jäänud. Värvid jällegi ei ole siin kaameras praegu väga head, sest siin ei ole nagu üliga valgustus, aga see tuli väga lahe minu arust. See on niuke must ja metallikuldne selline nagu sügavik, näeb päris elus välja. Siin on siuke mustal taustal värvi ja üks valge. Üks väga tore seltskond käis siin olemas, oli väike vein ja juust ja naiste jutud ja maalivalamine, super äge. Enne kui ma tänase video ära lõpetan, siis ma tahtsin sinuga veel ühest asjast rääkida. Esiteks ma tahtsin tänada, et nii palju on olnud positiivset tagasisidet ja toetust ja kaasamõtlemist ja te olete lihtsalt uskumatult ägedad. Aga ma saan aru, et asjad on väga palju muutunud ja eks nad veel muutuvad, et praegu ongi siuke tohutu mingi siuke muutuste tsentrifuug mu elus või terve meie pere elus. Ja kui enne see kõik oli hästi selgelt selline pereettevõtmine, nagu kõik see majast koduks teekond, siis nüüd lihtsalt ma tunnen, et mul on vaja natukene mõelda ja aru saada, et kuidas see majast koduks nagu edasi nagu defineeritud on. Eks see nagunii tegelikult on juba mõnda aega olnud siuke rohkem selline minu niuke persoonibränd, kui et nagu terve pere selline kajastus. Aga olles seda öelnud, siis lihtsalt tahan täna teavitada sellest, et edaspidi hetkel, või kuidas edasi läheb, seda ma täpselt ei tea, aga hetkel ma olen otsustanud, et ma sellest videondusest teen igal juhul väikse pausi või võtan väikse puhkuse või jah, selleks, et kuidagi korraks nagu hinge tõmmata, ennast uuesti laadida ja aru saada, et kuhu poole see kõik peaks liikuma, et sellel on erinevad põhjused. Et üks osa sellest ongi see, et hästi raske on midagi näidata, kui ise ka täpselt ei tea, kuidas asjad on, et on mingid asjad, mis nagu jah, et tegelikult nii ongi, kui ise ei saa aru täpselt, et kuidas su elu siin igapäevaselt on, siis seda on nagu raske filmida ja pildile püüda. Teine osa sellest on kindlasti seotud sellega hetkel, et mul on väga palju kohustusi, millega mul on keeruline hetkel toime tulla, ajalises mõttes keeruline, muus osas isegi mitte nii väga. Et ma pean lihtsalt enda jaoks mingeid paremaid protseduure ja paremaid süsteeme hakkama siin looma, et kõik asjad saaksid tehtud, mida on vaja teha. Ja sellepärast see on teine osa, et nii see filmimine võtab aega, kui tegelikult selle videote kokkulõikamine ja kogu see taustatöö on ikkagi iga nädal aega võtav ja ma tunnen, et see praegu on hästi nagu minu sellise vähese une arvelt. Ja ma hetkel ei peaks seda endale lubama, ma peaksin lubama endal magada. Et see on teine siuke suur oluline põhjus, et lihtsalt nagu kuidagi veidi saada mingit rütmi uuesti. Ja eks ma ise natuke tunnen, et see kõik on nagu, et mul on, et elus tegelikult ju midagi väga ei toimu, samal ajal tahaks seda kõike näidata, et kuidas see kõik on. Ühesõnaga ma olen hetkel siis kogu selle sellise muutusega selles mõttes rahu teinud ja selle videondusega ma tundsin ka, et mõnda aega see tekitas minus nagu mingit siukest ekstra pinget, tunne, et ma pean kogu aeg tegema iga nädal, et ma olen lubanud ja ei taha nagu sellelt rattalt maha astuda ja ma tean, et see kogu video levikule ja kanali levikule mõjub laastavalt, see rattalt maha astumine. Aga ma olengi sellega teinud rahu, et asjad peavadki muutuma. Kuidas edasi, eks siis aeg näitab. Et ma igal juhul ootan sind siia tagasi, kui uusi videosid on. Et ma olen praegu mõelnud nii, et kui me midagi toredat teeme ja või üldse midagi, mida ma tahan siis jagada, kui mul on mingid toredaid ideid, siis ma filmin
lõikan neid siis, kui on aega ja motivatsiooni ja panen neid üles siis, kui ma tahan. Ehk siis ma hõikan ikka Instagramis, kui uus video üles läheb, kui sa oled meie kanali jälgi. Kui sa ei ole, siis nüüd on nagu absoluutselt tagumine aeg panna subscribe või jälgi. Kuskil on see kuskil siin video ümber. Ja et siis sulle tuleb see teavitus ka või sa näed seda oma nagu, et siis sa logides, kui meil on uus video, kuna nüüd ma enam ei luba, et need tulevad laupäeviti või et need tulevad kindel kellaajal või kindla intervalliga. Et võib-olla tuleb rohkem, võib-olla tuleb vähem, aga see hetkel siis tõesti ma luban sellel minna kaootiliseks, et siis jälle kuidagi tagasi tulla mingisse rütmi. Ja teine muutus, mis kindlasti toimub, on siis see, et ka Instagramis ilmselt toimuvad mingid muutused meil, et meie Instagrami nimi hetkel on see majaskoduks.ee. Ma olen praegu kohe vahel, kas Instagramis muuta Instagrami nime või mitte. Ma natukene mõtlen seda, et eks seda siis Instagramis näete. Aga ma olen otsustanud siis seda, et ma hakkan igapäevaseid tegemisi, sihukest kerget vlogimist jagama hoopis Instagramis hetkel. Ehk siis, et see ei tähenda, et ma üldse midagi ei tee ja ta minust ei kuule, et te kuulete küll, aga see Instagrami storydes on see kõik palju lihtsam. See on vahetum, ehk siis see on ajas vahetum ja ta on ka, kuna ma seal ju neid kuidagi ei lõika, ei tee midagi nende videotega, ehk siis läheb nii, nagu tuleb, nii läheb. Samal ajal on mul nagu rohkem kontrolli nende videote üle, kontrolli alates sellest, kes neid vaatavad, kuidas, kui palju need levivad, ühesõnaga kogu see ja nad on üleval lühikest aega, ehk siis nad ei ole nagu lõpmatuseni kõigile vaadata. Et mulle tundub see hetkel nagu kõige mugavam ja kõige lihtsam ja minu jaoks kõige nagu hingehoidvam ja ilmselt minu pere jaoks ka. Nii et hetkel proovime siis seda, et homsest alates ma proovin ka hoopis Instagrami storydes hoopis rohkem hakata jagama asju, igapäevaseid asju. Nii et kui see ei ole, siis otsi meid üles Instagramist, jälgi meid seal kindlasti, et see kõike seda lõbu saab siis hakata sealt vaatama hetkel. Ja muus osas siis olen otsustanud tõesti, et ma praegu oma vaba ressursi, selles mõttes vaba aja ja kõik selle, mida ma hetkel olen siis siin erinevate tegemiste peale pannud, suunan ikkagi tegelikult oma ettevõtlusesse, ehk siis peaasjalikult maalitöötubadesse. Et kui sa tahad mind näha ja tahad minuga suhelda ja tahad sellest kõigest ägedast osa saada, siis tule maalima. Kirjuta mulle, tule maalima. Ma väga ootan sind maalima. Või kutsu mind maalitöötuba tegema. Või siis ka muud meeskonnatöökoolitust tegema, et ma hea meelega teen seda kõike. Et see on see, kuhu ma praegu tunnen, et ma tahan, soovin ja vajan oma energiat suunata. Ja siis aeg näitab, et kuidas ja mis siin kanalil edasi läheb. Et selliste uudistega lõpetan, see tegelikult ei ole halb. See on hea, et ma arvan, me kõik teame, et iga lõpp on millegi uue algus, see on mingi võimalus jälle mingiteks uuteks rütmideks, uuteks tegevusteks. Ja mulle süda ütleb, et tegelikult on palju uut ja põnevat ees, lihtsalt mul ongi nüüd vaja anda võimalust, et seda kõik neid tegevusi siis avastada ja lasta enda ellu tulla. Ja mitte jääda nagu kinni sellesse kodus olemisse ja üksinda filmimisse ja kuidagi, et natuke mugavustsoonist välja, et ma tunnen, et see veits on nagu mu mugavustsoon ja ma pean seda veidi praegu murdma ja sellepärast ma ütlen sulle siinkohal, et me näeme siis, kui me näeme, kui on uus video üleval, nii et subscribe'i, tule vaata meid Instagramis ja me näeme juba järgmises videos. Tšau!